abitreener Noel Patrick Parsons ei öelnud, ütles, et on lihtsalt vigane. Ja hetkel ei ole teada, kui kaua see vigastuspaus kestab, aga paistab, et oleme mänguks valmis. Joonas Jaanovits, peakohtunik, annab avavile ja kui Lõuna-Eestis sõidetakse rallit, alles hiljati Transiga käed lõi, kampaaniale tuttav mees, aga hetkel vaatame, Pajo lööb, Pareiko tõrjub ja saab Vaprus ka. Tarmo Kinksel ohjad üle võttis, võrreldes see, millises seisus praegu Paide on ikka kaks täiesti erinevat võistkonda. Hetkel Tokee vasakul äärel. Ja tuleb esimene Transile! Joshua Tokee teeb eeltöö, Nikita Paljapkin paneb palli väravasse ja 22. minutil saab Transile rõõmustada. Ja pakuvad siin kohtunikud välja ka, et ehk teeme selle joogipausi praegu ära, aga näeme veel seda kõike. Palju ruumi Tokeel seal vasakul äärel oli. Kuidagi see pall hakkas keha alla minema, aga tuleb ikkagi kiita. Tegi väga vägeva eeltöö. Isegi vaatamata sellele Kapper seal üritas viimasel hetkel kehasse tulla. Pani Tokee väga täpse söödu värava ette ja Paljapkinil ei jäänud midagi üle, kui pall võrku panna. Teine värav Premium liigas Paljapkini jaoks 29. mäng ja Trans 1, Vaprus 0. Alles sai siin räägitud, et kas tõesti ei kellelegi, aga siin nüüd võidatakse pall tagasi Transil. Kõva pingpong käib. Jälle pall Transi käes, siis jälle Vapruse käes, nüüd Transi käes kaugel. Löök! Milline värav Ahmad Kerolt! Oi, mees vajutab 26. minutil palli ristnurka kinni. Ja võtke välja. Ja sellele meeskonnale on seda praegu vaja. Oi. Ja joogipaus ka nüüd. Ehk siis soe soovitus ka. Veepudel lahti teha, no näeme kordust. No sai siin räägitud, et nii Tokee kui Keero peavad esile kerkima, neilt on palju oodatud sel hooajal. Tokee tegi esimesele väravale eeltöö ja teise värava puhul, no see on šedööver. Või kui kaunis löök. Vasaku jalaga otse 9. ja Trans 2, Vaprus 0. Ja no see Vapruse koosolek on väga karmides toonides. Ja näete ka seda rõõmupidu, aga hetkel läheb ikkagi ära. Velijev keerutab madalalt ja Nõmmelt tõrje. Ei hakanud Vesselov väljakule jooksma. Oleks pidanud ju Trans minut aega vähemuses mängima, aga kohe saabki see esimene poolaeg läbi. Avusi! Hoopis Nõmm! Kõrge kaarega jälle tagumisse tsooni. Tokee viib värava ette. Sealt tuleb löök, Nõmm jäi ette. Esimese poole lõpetuseks. Sööt ette poole Kapper, paremal käel on Põder, ei, tuleb hoopis Avusi. Uus mees ja veel kas Pareiko hoidis palli väljakul, see ei ole enam oluline. Oma prillidega neid mänge. Aga võib-olla kui hiljem analüüsitakse kõiki neid olukordi, siis on see pulss natukene madalam. Vidas, milline löök, aga nii napilt posti kõrvalt mööda. Velijevilt pehme tõste värava ette ja sai seal tundub, et Keero jala vahel, aga see on elu. Pole midagi teha. Silt palliga, Villota pakub ennast. Jätkab paremas säärde, seal on Kapper.
Kapperilt sööt Villotale, Villotale on lõigi koht, Villota vajutab, aga Burjanatse jääb ette, Kapper ja lööb Vaprus täistunnil ühe värava tagasi. Sander Kapper hoolitseb Vapruse esimese värava eest ja õite kaunis tabamus. 37. värav, 335. mäng Premium-liigas. No näeme veel Kapperilt üle astet, sööt Villotale, no löögikoht olemas, Villota kõmmutab peale, Burjanatse jääb ette, pall võrkab Kapperile, kes kaua ei mõtle. siin Ivanjušin oli hästi vahel. No näeme kordusest veel seda Kapperi lööki vasaku jalaga, oi kuidas keeras sinna tagumisse nurka. Transi publiku number olnud sel hooajal. Aga äkki kui lähevad tulemused paremaks, siis äkki hakkab rahvast ka käima. Oi, siin nüüd tuleb ikkagi kolmas ja see mees on mängumees. See mees on mängumees nimega Imo John, kes lööb Transi 3-1 ette. Ja näete seda rõõmupidu. Järjekordselt Transi pingi ees. Ja nüüd on tõesti Trans künte ja hammastega selles 4. võidus kinni sel hooajal. Tänab John kõrgemaid jõude ja näeme kordust ka veel. Santos on ka igati mängukorras. Ja jõudis see pikk sööt Paljapkinile ja oli see lipukannast põrkas pall Johnile ette ja no mängumehe tunnus olla õigel ajal õiges kohas. Küll see pall jõuab sinuni. Ja kas tõesti on nüüd tänase päev, kus hakkavad Transi kõige targem tegu see oleks küll, jah. Aga viib hoopis keskele Žuravljovile, sööt ette, Avusi ei löö seda palli sisse. No see oleks ikka unistuste debüüt olnud, kui... Ja ongi kõik. Oi, ja siin on rõõmupisarad Transi pingil. 1-3 kaotus Narva Transile. Miks täna asjad läksid nii, nagu nad läksid? Ainuke asi, mis ma öelda oskan, on see, et Narva tahtis rohkem lihtsalt seda mängu, et me eestal poole ajal kuidagi duelli kaotasime ja sealt tänase ilmaga arvestades kõik need duellid ja asjad olid kõige tähtsamad, mis mängus olla said. Et kui sa neid ei võida, siis ongi jamana. No sa mainisid ilma, 27 kraadi, kunstmurul, päris rasked tingimused, kus mängida. Ega ta meeldiv ei ole, jah, selles mõttes, et jalad ikka tulitavad all ja kunstmuru on kunstmuru, mis sa teed. Kas must särk ka natukene tulitab seljas? No ei, see ei ole midagi. No eelmisel nädalal purustasite Tartu Tammeka 5-1, täna 1-3 Narva Transi vastu, Punase Laterna vastu. Kas see on mingisugune märk ebastabiilsusest või on see liiga ennatlik järeldus? Ma pigem arvan, et ennatlik, aga samas ikkagi 5-1 on ka selline ohtlik seis, kus võib-olla järgmine mäng kergelt oled mõtled, et pead mütsiga lööma või ma ei kujuta ette, aga ma pigem ei tahaks selle taha pugeda, et pigem oli ikkagi täna jäime kõvasti Narvale tollides alla ja sealt põhimõtteliselt kõik 3 väravat tulidki tegelikult, ja jah. No järgmisena ootab teid ees karikamäng nädala sees teise liiga klubi vastu, kui kahtlemata karikamäng on ju oluline teie jaoks iga vastase vastu, et seda mängu arvatavasti pead ikkagi mängima Levadia vastu, järgmisena jätad kaartide tõttu vahele. Jah, no eks lõpuks näeme, kes mängivad, aga jah, pigem ma arvan, et ikkagi ei maksa ka Ula Sabatit alahinnata, et seal on vanu tuttavaid ja ka kes on ju päris, ka siin kõrgliigas mänginud, et seal ikka mängu me ei anna. Üks triviaalne küsimus ka, homme MM-i finaal, kelle poolt oled? Kuna mulle Argentiina ei meeldi, siis Hispaania.
hästi, aitäh sulle, Markus, edu! Meie juures nägu naerul kahtlemata peab olema 3 punkti, peaaegu 2 kuud pidite ootama seda uut võitu, mis tunne on? No ilmselgelt tunnen et üle pika aja jälle võita, et mõnes mõttes oli nagu elu ja surma peale mäng. Pidime elu eest võitma täna. Kui raske just ilma mõttes väljakul tegutseda oli, pidid enneaegselt mängu ära lõpetama? Ei no raske oli niikuinii kõigil selles suhtes, et see oligi peas võib-olla nagu mingis mõttes motivatsioon, et ma teadsin, et kui mul on raske, siis ma tean, et vastasel on ka niigi raske ja lõpus natukene hakkas tagareis nagu tõmbama ja ei tahtnud väga riskida, et edasi mängida. Mis selle võidu täna tõi? Sepik mainis, et nägite näljasemad välja väljakul ja seda oli ka kommentaatori telgist näha. No, nagu ma ütlesin, et mingis mõttes oli nagu elu ja surma peal mäng meil, et nagu eelnevates intervjuudes olen öelnud, et iga mäng on meil nagu finaal ja lähenemegi igale mängule nagu finaalile ja täna ma arvan, et me näitasime head iseloomu väljakul ja see oligi see võtmekoht, ma arvan. Kas nüüd algab Transi jaoks tõusutee? No, ma ütleks, et peale sellist võitu on väga tähtis, et me ei hakkaks endale mingeid asju ette kujutama, et reaalsus on ikkagi see, et oleme hetkel viimasel kohal. Jalad maas tuleb tööd edasi teha, et nüüd on viimased nädalad uue peatreeneriga ikka kõvasti tööd tehtud selles suhtes ja ma arvan, et peame lihtsalt samamoodi jätkama. Mis uue peatreeneri käe all muutunud on? No ma arvan, et täna oli näha, kuidas me enesekindlamalt hoidsime palli ja ma usun, et esimesel poolel just suutsime seda mängutempot kontrollida ja ma arvan, et see tõi meile tänase võidu. No uus mees oli ka väljakul, Avusi, ma arvan, et sul jagub tema osas kiidusõnu. On veel mingisuguseid uusi nägusid teil trennis praegu käimas? No esiteks Avusi kohta ma ütleks, et jah, täna mees tuli ja näitas, et milleks ta suuteline on ja hetkel uute mängijate kohta nagu kahjuks informatsiooni ei ole, et selles suhtes hetkel üritame nende mängijate, kes meil on, hakkama saada. No uurin sinult ka, homme kelle poolt oled, Argentiina või Hispaania? Ilusa jalgpalli poolt olen. Aitäh sulle!